Kui Venemaa alustas oma täiemahulist sissetungi Ukrainasse, kardeti teda kogu maailmas kui teist tugevaimat armeed maal, jäädes sõjalise jõu poolest alla vaid Ameerika Ühendriikidele. See pidi olema peatamatu jõud, halastamatu ja jõhkralt tõhus masin, mis purustab ja hävitab kõik vastased oma teel. Aga Ukrainas on Venemaa maine koost lagunenud. Väidetavalt kõikvõimas sõjavägi pole mitte ainult oma eesmärke saavutanud, vaid on kandnud kujuteldamatuid kaotusi. Isegi selle kõige eliitsemad üksused on hävitatud, jättes Kremli alandatud komandorid lootma, halvasti välja õpetatud, ettevalmistamata ja täiesti motiveerimata sõduritele, et säilitada mingigi kontrolli rindejoonel. Nii kaugele on langenud niinimetatud maailma teine tugevaim sõjavägi. Sõjas Ukrainaga on see kandnud enneolematuid kaotusi, mida pole nähtud teisest maailmasõjast saadik. Kuigi hinnangud erinevad allikati, on enamik nõus, et umbes 1,3 miljonit Vene sõdurit on kas hukkunud või haavata saanud. Ükski armee ei suuda selliseid kaotusi taluda, isegi mitte Vene armee, ja hoolimata sellest, et elanikkond ületab 143 miljonit inimest. Koos üllatavalt tõhusate värbamiskampaaniatega, mis on võimaldanud Kremlil lisada igal kuul oma ridadesse 10 000 uusi sõdureid. Üsna järjekindlalt on kaotused andnud tugeva hoobi sõjaväe jõule ja selle struktuurile. Kuna 100 000 sõdureid on kas koju saadetud kirstudes või saanud kohutavaid elumuutvaid vigastusi, mis on muutnud nad võitlusvõimetuks, on Venemaa komandörid pidanud regulaarselt oma üksusi ümber moodustama. Mõnda brigaadi on tegelikult tulnud mitu korda ümber korraldada. Ja kui kaotuste arv kasvas, hakkas Venemaa mõistma, et tal ei ole piisavalt jalaväge, et hoida oma rindeoperatsioone töös. Seega võttis ta kasutusele drastilised meetmed, paigutades eliitväed oma motoriseeritud jalaväeüksustesse. Äkitselt hakkasid mõned kogu Vene armee parimad ja kõige osavamad sõdurid osalema eesliini rünnakutes. Sinna hulka kuuluvad Vene dešantväed, VDV langevarjurid, eriotstarbelised sõdurid, Spetsnaz ja Vene merejalaväelased, merejalavägi. Need eliitväed on tavaliselt reserveeritud erimissioonideks, mis sobivad nende ainulaadsete oskustega. Nad ei ole harjunud, et neid koheldakse kahurilihana ja saadetakse eesliini rünnakutele ilma korraliku varustuse ja soomuseta, mis neid toetaks. Selle tulemusena on hoolimata kogu nende väljaõppest ja kogemustest kõik need 3 eriüksust nüüdseks rängalt laastatud. Näiteks VDV-d on aastaid peetud üheks maailma parimaks langevarjurite üksuseks. Selle üksuse sõdurid on sageli Venemaa sõjalises turunduses, propagandavideotes ja värbamiskampaaniates esiplaanil. Ja enne sõda Ukrainas oli neil ette näidata muljet avaldav edulugu. Olenemata sellest, kas nad tegutsesid Tšetšeenias, Gruusias või Süürias, said need hirmuäratavad langevarjurid alati töö tehtud. Tavaliselt saadeti nad ettepoole positsioonidele või vaenlase tagalasse, et korraldada üllatusrünnakuid, hõivata strateegilisi objekte ja häirida vaenlase varustusteid, sillutades teed suurematele vägedele, kes tulid järele. Just nii juhtus näiteks Groznõi teises lahingus või Lõuna-Osseetia hõivamisel. Seetõttu oli täiesti loogiline, et Venemaa püüdis VDV-d kasutada sarnaselt ka oma sõja varajases faasis Ukrainaga. Tõepoolest, konflikti esimestel päevadel ilmusid teated, et Vene dessantväelased saadeti Kiievisse Hostomeli lennujaama. Tõenäoliselt oli nende ülesandeks lennujaama kontrolli alla võtmine, et piirata Ukraina võimet Kremli sissetungile õhust vastu seista. Kahjuks nende jaoks ei läinud see missioon päris plaanipäraselt ning sellest sai hoopis ukrainlaste jaoks suur moraali tõstev pöördepunkt, mitte venelaste jaoks. Sest Ukraina oli ette näinud, et Kremli dessantväelased sihivad Hostomelit, mis asub vähem kui 10 kilomeetri ehk 6 miili kaugusel pealinnast Kiievist. Nii et kui dessantväelased maandusid, ootasid Ukraina väed neid juba ees. Varitsuses ja igast küljest ümber piiratud kaotas VDV mõne päevaga 100 mehi ja see polnud nende ainus kaotus. Teated on kinnitanud suuri VDV kaotusi ka teistes suurtes lahingutes, vaidlusaluste piirkondade, linnade ja asulate pärast, nagu Zaporižja, Avdiživka ja Polkrovski. Me ei saa täpselt teada, kui palju Vene dessantväelasi on Ukrainas hukkunud ja erinevad allikad annavad erinevaid hinnanguid, kuid see on kindlasti märkimisväärne arv. Näiteks 2023 aastal. Briti kaitseluure tsiteeris Vene kindrali kolonel Mihhail Taplinski ametlikku pöördumist, kus ta väitis, et 8500 dessantväelast on saanud haavata ja umbes 50% Venemaa 30 000 õhudessantväelasest on kas hukkunud või vigastatud selles konfliktis. See oli 2023 aastal. Sellest ajast alates on lugematu arv venelasi kaotanud Ukrainas oma elu või saanud tõsiseid vigastusi, sealhulgas VDV väed, ja sarnane lugu on ka Spetsnaziga.
Need erioperatsioonide sõdurid on maailmas tuntud ning neid peetakse maa kõige kardetumate jõudude hulka kuuluvaks. Neil on rikkalik kogemus salajastes operatsioonides, otsestes rünnakutes, pantvangide päästmises, sabotaažis ja luuremissioonides. Samal ajal pole Spetsnazil just veatut mainet. Nad on aastate jooksul olnud seotud mitmete üsna märkimisväärsete läbikukkumistega, nagu kurikuulus 2002 aasta Moskva teatri piiramine, kus tšetšeeni terroristid võtsid Moskvas Dubrovka teatris üle 900 pantvangi. 57-tunnine vastasseis lõppes siis, kui Spetsnazi üksused pumpasid mingisugust uinutavat gaasi teatri ventilatsioonisüsteemi, uinutades nii terroristid kui ka pantvangid. 40 teadvusetut või muul viisil võimetuks tehtud terroristid hukati, kuid üle 130 pantvangi hukkus samuti, peamiselt gaasi tagajärjel. See juhtus vaid 6 aastat pärast teist ebaõnnestunud pantvangikriisi 1996 aastal, kus samuti olid seotud tšetšeeni võitlejad, kes võtsid algselt pantvangi mitu tuhat inimest. Spetsnaz ja föderaalväed liikusid lõpuks sisse suurtükiväeüksuste ja ründekopteritega, et pommitada sündmuskohta, kus vähemalt 26 pantvangi hukkus sellele järgnenud tulevahetuses, mis hävitas ka terve küla. Lühidalt öeldes, hoolimata nende hirmuäratavast mainest, on Spetsnaz sageli seostatud organiseerimatuse ja hoolimatusega. Visatuna juba niigi organiseerimata sõtta Ukrainas, oli neil vähe võimalusi ellu jääda. 2023 aasta Pentagoni lekete kohaselt saadeti Ukrainasse algselt umbes 900 Spetsnazi võitlejat. 775 neist sai surma või haavata. Sellest ajast alates on ilmselt veelgi rohkem neid erioperatsioonide sõdureid saadetud Ukrainas rindele surema ning Mediazona teatas 2025 aastal, et vähemalt 1000 neist on hukkunud. Ka Vene merejalaväelastel on olnud raskusi Ukrainaga peetavas sõjas mingitki märkimisväärset edu saavutada, kannatades aastate jooksul arvukates kokkupõrgetes tohutuid kaotusi. Jällegi, see on üks Venemaa eliitüksustest. Merejalavägi ehk mereväe jalavägi, nagu seda Moskvas nimetatakse, on ajaloo jooksul juhtinud mitmeid rünnakuid rannikualadel. Nad omandasid väärtuslikku kogemust näiteks Süürias, kus sellised üksused nagu 40., 61., 155. ja 810. said oma kaaslaste seas peaaegu legendaarse staatuse. Sõja alguses eeldati, et need üksused saavad olema otsustava tähtsusega lõunarindel, kus Venemaa üritas tungida Ukrainasse Aasovi mere ja Krimmi poolsaare kaudu. Lühikest aega vastasid nad neile ootustele. Nad kandsid küll mõningaid kaotusi, kuid osalesid olulistes dessantoperatsioonides, mis aitasid Venemaa sõjamasinal ümber piirata Mariupoli linna ja lõpuks selle üle kontrolli haarata. Kuid mida rohkem aega möödus, seda halvemaks muutus olukord merejalaväelaste jaoks. Näiteks Donbassis ja lõunapiirkondades hakkasid nad kandma suuri kaotusi, mis viis selleni, et need kunagi ikoonilised brigaadid tuli uuesti moodustada. Näiteks 810. brigaad on pidanud mitmel korral ümber korraldama pärast kaotusi Mariupolis, Hersonis, Kurskis ja Zaporižjas. 155. brigaad tabas sarnane saatus, kusjuures mõned hinnangud viitavad sellele, et seda on ümber korraldatud vähemalt 8 korda, muutes selle kogu sõja üheks kõige räsitumaks ja kannatanumaks brigaadiks, mis on tõeline vari oma endisest hiilgusest. Mediazona, mis on osutunud üsna täpseks ja usaldusväärseks allikaks Vene kaotuste jälgimisel ja kinnitamisel ametlike järelehüüete kaudu, väidab, et sõja esimese 4 aasta jooksul hukkus üle 2200 merejalaväelase. Võrdluseks tasub märkida, et USA kaotas Afganistani sõja jooksul umbes 2400 sõdurit 20 aasta jooksul. Venemaa eliitvägede kaotused on tohutud ja need on avaldanud riigi sõjakäigule väga suurt mõju, sest eliitvägede kaotus on palju mõjukam kui uute värvatute kaotus. Need eriüksuste sõdurid toovad lahinguväljale aastatepikkuse kogemuse. Enamasti on nad pühendanud kogu oma elu sõjaväele ja on ühed neist, kes on kõige valmis oma kodumaa eest elu kaalule panema. Nad annavad endast kõik, tormavad pea ees kõige ägedamatesse lahingutesse, juhivad rünnakut ja näitavad teed neile, kes tulevad järele. Aga Venemaal saavad sellised inimesed väga kiiresti otsa. Tegelikult pole neid peaaegu üldse enam alles. Aga enne kui me räägime, mida see tähendab ja kuidas see mõjutab kogu Vene armee olukorda, vaatate saadet The Military Show. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg seda teha. Iga maailma armee oleks raskustes pärast nii paljude oma parimate operatiivide kaotamist ja Venemaa pole erand. Kui eesliini sõduril hukkuvad või saavad haavata enesetapjalikes rünnakutes, siis Kremli väejuhid ei pruugi sellele eriti tähelepanu pöörata. Nad võivad lihtsalt värvata rohkem mehi nende asemele, lastes neil läbida kõige lihtsama väljaõppeprogrammi, enne kui annavad neile relvad kätte ja saadavad nad uuele rünnakule. Aga VDV, merejalaväe ja Spetsnazi taolisi üksusi ei ole sugugi nii lihtne asendada.
Ja isegi kui Kreml leiab õigete oskuste ja võimetega inimesi, ei ole neil aega järgmise erioperatsioonide sõdurite põlvkonna korralikuks väljaõppeks. Nagu märgiti ühes Small Wars Journali raportis, on tõenäoline, et uued Vene eriüksuslased saavad sama kiirkoolituse nagu ülejäänud relvajõud, mis võib viia veelgi suuremate sõjaaegsete kaotusteni oluliste operaatorite seas, keda Kreml ei saa endale lubada kaotada. Ja see pole veel kõik. Pärast nii suuri kaotusi on selles videos käsitletud 3 eliitüksust hakanud lagunema. Nad ei ole enam nii organiseeritud ega distsiplineeritud nagu varem, kusjuures nii 155. kui ka Heksa 110. kaardiväe merejalaväe brigaadi on süüdistatud sõjakuritegudes. Väidetavalt on need merejalaväelased kasutanud keelatud keemilisi aineid ja julmalt hukanud Ukraina sõjavange. Ka dessantväelased on asjasse segatud, kusjuures mõned neist olevat seotud kurikuulsa 2022. aasta Butša veresaunaga, kus tsiviilisikud tapeti sõna otseses mõttes tänavatel. Lisaks sellele vananenud nõukogude doktriinide tõttu, mis keskenduvad mikromanageerimisele isegi sõjaväe kõrgeimal tasemel, puudub eliitüksuste komandöridel vajalik autoriteet ja vabadus, et oma alles jäänud vägesid maksimaalselt ära kasutada. See tekitab usaldamatuse kultuuri, mis koos suurte kaotustega takistab Venemaa edasiliikumist lahinguväljal. Ja arvestades nii suurt kaotuste arvu, võib juhtuda, et Venemaa on sunnitud kasutama tavalist jalaväge spetsiaalsetes rollides, kuigi neil puuduvad selleks vajalikud oskused või kogemused. Näiteks võime näha, et uusi värvatuid kiirustatakse Spetsnazi brigaadi lihtsalt selleks, et lihtsalt ridu täita, samal ajal kui VDV operaatoreid paisatakse eesliini rünnakutele. Lühidalt öeldes on Vene sõjavägi täielikus segaduses ja pole lootust, et olukord niipea paraneks. Tõepoolest, isegi kui me vaatame kaugemale eliitüksustest nagu merejalavägi ja Spetsnaz, siis ülejäänud Venemaa sõjaväelased ei vasta lihtsalt sellele tasemele, mis on vajalik selle sõja võitmiseks. Üha enam ei ole nende sõdurid mitte ainult halvasti välja õpetatud või varustatud, vaid igas mõeldavas mõttes täiesti kõlbmatud lahingutegevuseks. On olnud teateid, et rindele saadetakse inimesi, kellel on lõppstaadiumis haigused või isegi puuduvad jäsemed, samuti kurjategijaid ja õnnetuid etnilisi vähemusi, keda on petetud või šantažeeritud sõtta astuma. Venemaa on samuti otsinud teistest riikidest täiendust oma ridadesse, värvates Aafrika palgasõdureid ja anudes Põhja-Koread samuti sõdureid saatma. Statistika näitab, et Kremli armee 2026 aastal ei edene paljudes rindepunktides peaaegu üldse. Nende edasiliikumine on piinlikult aeglane ning mõnes piirkonnas kaotavad nad isegi territooriumi, kuna Ukraina vastupealetungid koguvad hoogu. Ja kui vaadata, milliseid inimesi Kreml lahingusse saadab ning mis veelgi olulisem, milliseid ülemusi nende sõdurite juhtimiseks määratakse, pole raske mõista, miks see nii on. Sest mida rohkem aega selles sõjas möödub, seda jõhkramaiks ja julmemaks on Vene komandörid muutunud. Sotsiaalmeedias levib nüüd sadu videoid, mis näitavad nende meeste alatusi, kellel pole mingit kõhklust piinata, väärkohelda, ära kasutada ja isegi tappa oma alluvaid sõdureid. Mõned pannakse puuri või seotakse puude külge, teisi piinatakse elektriga või seksuaalselt väärkoheldakse. On olnud isegi teateid, et sõdureid visatakse paarikaupa aukudesse ja sunnitakse surmani võitlema. Paljud sõdurid saavad rindel olles raskeid vigastusi, kuid neid sunnitakse jääma ja edasi võitlema, selle asemel, et nad evakueeritaks ravile või vabastataks teenistusest. Ülemad nõuavad sageli sõduritelt igapäevast maksu või nende pangakaarte ning need, kes keelduvad, piinatakse taas või karistatakse muul viisil. Näiteks saadetakse nad järgmise rünnaku ajal esimesena ette. On olemas kaadreid meestest, keda seotakse kinni ja pekstakse, sunnitakse külmas end aluspesu väele võtma. Või isegi saadetakse nad võitlema murtud jalgadega, longates karkudel lahingusse, ilma igasuguse ellujäämisvõimaluseta, kui just mõni kaastundlik Ukraina sõdur teisel pool ei otsusta neid säästa. Kremlini sõjamasiin on õudne piinamise, korruptsiooni ja kuritegevuse pesa ning olukord läheb ainult hullemaks. Väljalekkinud sõnumid, mis saadeti Vene valitsuse veebisaidile, paljastavad Vene värvatute ja nende perede meeleheite. Ainuüksi 1 6-kuulise perioodi jooksul sai veebisait lausa 12 000 kaebust, milles süüdistati komandöre korruptsioonis ja vägivallas omaenda meeste vastu. Vene uurija Aleksandra Arhipava on läbi töötanud hulgaliselt sõnumeid, mis dokumenteerivad nende ohvitseride jõhkraid võtteid, märkides, et paljud neist kasutavad rõõmuga piinamist, et oma sõduritelt raha välja pressida. Arhipava lisab, et suur hulk sõdureid, kellest paljud liitusid sõjaga, kuna nad pärinevad vaestest peredest ja tahtsid teenida raha oma perekonna toetamiseks, on sunnitud andma kuni 80% oma palgast lihtsalt selleks, et ellu jääda. Värvatutele antakse sisuliselt valik, maksa või sure. Komandörid on isegi koostanud oma hinnakirja.
$2000 selle eest, et sõdur määratakse droonioperaatoriks, et ta ei peaks osalema eesliini rünnakutes. $6000 selle eest, et teenida tagalas veelgi kaugemal eesliini tapatsoonidest. Või jaamatavad $12 000, kui keegi soovib meditsiinilistel põhjustel teenistusest vabastust saada. Kõige hullem on see, et kuna Venemaa majandus on nii kehvas seisus ja tavalised venelased tunnevad seda oma nahal, siis kõige töövõimelisemad inimesed jätkavad liitumist ja saavad sellist kohtlemist, nagu Arkipava selgitab. Venemaal on olukord majanduslikust vaatenurgast väga halb. Vaesed inimesed, nad on muutunud vaeseks, nii et nad lähevad sõtta. Maksud tõusevad ja nüüd on suur probleem, mida õhtusöögiks osta. Ja see ongi sõja hind. See on Venemaa värvatute jaoks vilets olukord, kuid see on ka sünge märk kogu riigi sõjaväe jaoks. Selliste kaotuste, nii suure korruptsiooni ja nii madala moraaliga, kuidas saab Kreml üldse loota, et saavutab mõnegi oma seatud eesmärgi, rääkimata selle sõja võitmisest. Praegu näib, et nad usuvad, et ainus võimalus on lihtsalt järjest rohkem mehi lihaveskisse saata. Kuid nagu märgib Seth Jones strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskusest, ei ole see edukas lähenemine. Ma arvan, et siin usuvad venelased, et see on kõige vähem halb strateegia, sest neil on arvuline ülekaal. Probleem on muidugi selles, et see toob kaasa ajalooliselt suured kaotused. See on enneolematu pärast teist maailmasõda. Kaotused on nüüd nii suured, et Venemaal hakkab tegelikult ruum otsa saama oma surnute matmiseks. Samal ajal on riigi meeleheitel võimud hakanud sõjaväekalmistute pilte ähmastama, püüdes haledalt varjata olukorra karmust ja inetust. See ei saa jätkuda. See ei ole jätkusuutlik. Venemaa teab seda ja andmed tõestavad seda. Tõepoolest, 2026 aasta esimestel kuudel näitasid raportid, et Kreml hakkas lõpuks kaotama rohkem sõdureid, kui suutis värvata. See teeb kõik endast oleneva, välja arvatud täielik mobilisatsioon, et suurendada oma isikkoosseisu, alates üha suuremate ja absurdsemate rahaliste stiimulite pakkumisest, kuni õpilaste petmiseni eksitavate värbamisklippidega. Aga see ei toimi. Ja Ukraina muutub pidevalt tugevamaks. Neil on rohkem surmavaid droone, rohkem kaugmaarakette ning järjest parem moraal, kuna nende väed jätkavad kaevikutes vastupanu ja trotsivad venelasi igal rindel. Varsti loodavad Kiievi komandörid põhjustada Venemaale kuni 50 000 kaotust iga kuu. Samal ajal on nende Vene vastaspoole komandörid liiga hõivatud oma enda meeste väljapressimise ja piinamisega, et üldse hoolida, kuidas sõda kulgeb. Võimutasakaal muutub ja Venemaa on selle võrrandi valel poolel. Nüüd saate sellest videost veelgi rohkem teada, kuidas Ukraina kasutab oma tohutut ülekaalu, uurides, kuidas Kiievi sõdurid on süüdanud Venemaa piirkonnad, kasutades süvalöögi droonirünnakuid, et saata riigi naftataristu suitsu. Või vaadake seda videot, et näha, kuidas isegi Vladimir Putin pidi tunnistama, et asjad ei lähe sugugi plaanipäraselt, kuna üha rohkem venelasi näeb tema valedest läbi. Ja lõpuks ärge unustage tellida ka The Military Show kanalit, et saada veelgi rohkem teadmisi, analüüse ja värskeid uudiseid, mida te kindlasti ei taha maha magada.